Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Härra Rebase kaubaauto. On kena päikseline päev. Peppa mängib oma sõpradega. See on ju Rebane Ruudi. Tere, Kest. Tere, Ruudi. Sõidame koos suure künkani. Tere hommikust, härra Rebane. Tere õhtust, härra Siga. Õhtust juba. Mu kell on järelikult seisma jäänud. Minu poes on kõiksugu kelli müügil. Kohe vaatame, mis mul kaubaautos kaasas on. Üks kappkell. See on vähe suurevõitu. See on tegelikult 3 komplekt. Kellel on kõige valjem rattakell? Minul pole üldse kella. Aga issi kaubaautost leiab kindlasti mõne. 3 kella on alati parem kui 1. Issi, kas sul on jalgrattakella? Mitu sa soovid, poeg? Soovin ainult ühte. Mul on need 2 karpides. Rebane Ruudil on nüüd 2 jalgrattakella. Oi tore. Aitäh, issi. Issi andis mulle 2 kella. Mis su isa kaubaautos veel on? Tal on kõike. Oo. Mida me nüüd mängime? Mängime jalgrattavõidusõitu. Uhke särava auhinnakarikaga võitjale. Aga kust me auhinnakarika saame? Jaa, kust me auhinnakarika saame? Ma uurin asja. Päris oma segumasina juures on kõige parem see. Issi, kas sul juhtub olema seda suurt säravat auhinnakarikat võidusõitjale? Kui tähtis võidusõit see on? No ikka väga tähtis. Kas see sobib? Aitäh, issi, see on ju kullast. Joo, plastkullast. Oo. Meie auhinnakarikas, see on tehtud plastkullast. Sinu issi autos leidub vist kõike. No jah. Teeme nüüd võidu kuni Peppa majani. Tähelepanu, valmis olla, läks! Vajuta siia nupule ja see kaob. Aga vajuta siia nupule ja kõlab plaadimuusika. Sõbrad jõudsid kõik koos finišisse. Igaüks on võitja. Aga meil on ainult 1 karikas. Minu autos leidub igaühele karikas. Härra Rebane, kas on midagi, mida teie autos ei leidu? Teeme proovi. Kas teil on banjot? 4 või 5 keelega? No, puud teil kindlasti ei ole. Kas õuna või pirnipuud? Veame kihla, et teil ei ole raketti. 5 karpides. No kanu ikka ei ole. Siin on teile kana. Härra Rebasel on võluauto. Lausa superauto. Nii on. Aga meil on nüüd aeg koju sõita. Nägemiseni. Nägemiseni. Kas teil batuuti ka on? Ikka. Aga aiakuuri? Ja mul on kõike. Aga mul pole bensiini. Härra Rebase kaubaautos leidub kõike. Peale bensiini. Ma pean kuidagi bensiinijaama pääsema. Ma võiksin teid sappa võtta, aga mul pole puksiiritrossi. Aga minul on neid lausa lademetes, 5 pakkides. Kas meie tohime ka tulla? No miks ka mitte? Notsuissi veab härra Rebase lähimasse bensiinijaama. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. see on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. salajane klubi. Peppa on külas lambatall Leenul. tere, Leenu. tere, Peppa. miks sul see mask peas on? Sellepärast, et keegi ei teaks, et ma olen salajases klubis. Kas mina võin ka sinu salajasse klubisse astuda? Sellesse on raske pääseda. Tuleb öelda salasõna. mis salasõna? Surra-murra. Surra-murra? Õige, sa oled vastu võetud. Koer Kusti tuli Leenule külla. tere, Peppa. tere, Leenu. tasa. ma olen ühes salajases klubis. ja mina olen ka. Poni Pedro, kass Kompek ja jänes Janeta tulid Leenule külla. tere, tasa. Leenu ja Peppa on ühes salajases klubis. kas meie võime ka tulla? sinna on väga raske pääseda. tuleb öelda salasõna. kribudi-krabudi-krau. Kribudi-krabudi-krau. mina pidin hoopis teise sõna ütlema. salasõna muutubki kogu aeg, et see püsiks salajas. kas me oleme nüüd selles salajases klubis? jaa, oled küll. mida me tegema hakkame? me teeme salaja igasuguseid salajasi asju. ja täidame salajasi ülesandeid. ma ei saa sellest jutust midagi aru. näita, kuidas see salajaste ülesannete täitmine käib. jaa, näita meile. Peppa teab, kuidas see käib. aga sinul on ju mask, Leenu. olgu, minu salajane ülesanne on hankida küpsiseid. vaadake nüüd. lambatall Leenu püüab jääda märkamatuks. emme, kas ma tohin palun sõpradele küpsiseid viia? aga muidugi, ole lahke. aitäh, emme. lambatall Leenu on küpsistega tagasi. kui tore. tasa. hurraa. ega keegi sind ei näinud? ei, ainult üks täiskasvanu. ettevaatust. kas soovite küpsiste juurde mahlaga? mis küpsiste? eks ikka nende, mis sa just oma sõprade jaoks minult said. oi, Leenu. mis lahti? me oleme ühes salajases klubis ja teeme salajasi asju ja nüüd Leenu rääkis selle välja. oi, palun, kas mina tohin ka teie salajasse klubisse tulla? ma palun, ma olen alati tahtnud salajasse klubisse kuuluda. sinna on väga raske pääseda. tuleb öelda salasõna. ja see on? niidi-nuudi-nuudel. niidi-nuudi-nuudel. korras, te olete sees. mis nüüd edasi saab? ettevaatust. Notsu issi tuleb. rääkige teie minu issiga. ainult ära meie salajase klubi kohta sõnakest kinga. halloo. ohoo, siin te oletegi, lambaemme. mis uudist? salajane klubi. ma olen alati tahtnud salajasse klubisse kuuluda. palun võtke mind ka. ei saa, sa oled täiskasvanu. minu emme on ka täiskasvanu. aga tuleb teada salasõna. ja see on? papa piibel paabel pumm. papa piibel paabel pumm. Te olete sees. mis ma nüüd edasi teen? ettevaatust. sealt tuleb Notsu emme. jälita emmed, salaja. Notsu issi, tere, Notsu emme. mis sa seal põõsas luurad? salajane klubi? oi, ma olen alati tahtnud salajasse klubisse kuuluda. me ei saa ju igaüht salajasse klubisse võtta. siis see poleks ju enam salajane. tegelikult see ei pea ju salajane klubi olema. õigus, see võib olla avalik salajane klubi. siis võib igaüks, kes soovib sellesse kuuluda. oi, siis on tore. tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend, poissa Priidik. See on Otsu emme. Ja see on Otsu issi. Peppa. Preili jänese, vaba päev. Peppa, Priidik ja lambatal Leenu jäid ööseks Jänese ja Netta poole. Küll on vahva hommikul porgandeid süüa, Jänku emme. Ja, me sööme iga päev. Mina võiksin päev otsa porgandeid süüa, aga nüüd ma olen parem tööle. Head päeva. Nägemiseni. Jänku emme, aga miks teie tööd ei tee? Ma ju teen tööd, Leenu. Kes siis sinu arvates nende 2 jänkukese eest hoolitseb? Sinu emme. Ja palun aidake mul nüüd mänguasjad kokku korjata, enne kui keegi neile otsa komistab. See on ilmselt minu õde. Tere! Tere, Preili jänes! Tädi! Ma ei saa kauaks jääda, mul on täna nii palju tööd. Kõigepealt töötan toidupoe kassas, siis jäätiseletis, siis pean veel bussi ka juhtima. Nägemiseni, õde! Nägemiseni, õde! Preili jänes komistas ühe Janeku mänguasja otsa. Mu pahkluu! Aga ma saan siiski hüpates tööle minna. Ei, sa jääd siia, kuni jalg paraneb. Aga mul on nii palju tööd. Mina teen täna sinu töö ära. Mis töö on esimene? Toidupoe oma. Hea küll. Janeta, hoolitse tädi eest. Jah, emme. Jänku emme jõudis toidupoodi. Tänu taevale, et te tulite, Preili jänes. Preili jänes on haige, mina töötan täna tema eest. Kas teie polegi Preili jänes? Ei, mina olen tema õde, Jänku emme. Kas ma istun siia? Jaa, kas te olete kunagi varem kassas töötanud? Ei ole. Palju see maksab? Oi, ma ei tea. Mul on sooduskupong. Minul on kinkekaart. Kas kaardiga saab maksta? Lambatal Leenu on oma arstiõe kostüümis. Olge mureta. Mina olen ainult mängult arstiõde. Tehke suu hästi lahti ja öelge A. Jänes ja Netta kodu, palun, kes räägib? Jänku emme on siin. Kas teil on seal kõik hästi? Jaa. Tore, sest see töö siin võtab mul küll kogu päeva. Mis saab siis Preili jänesed teistest töödest? Meil on veel abi vaja. Preili jänese jäätise lett kuuleb. Issi, miks sa jäätist ostad? Oi, Peppa, ma olin teil spordisaali. Kui korraga tuli mõte, et üks jäätis ei teeks paha. Preili jänes on haige. Sina pead täna tema eest jäätist müüma. Ma olen ju jäätisealal asjatundja. Palun mulle üks kirsijäätis. Maasika, vanilli, šokolaadi, banaani. Pistaatsiapähkli ja maasikaga, palun. Maasika, oi, see on sulanud. Kuidas oleks jäätise asemel maasikasupiga? Papikutsa päästeabi kuuleb. Preili jänes on haige. Kas te saaksite täna ise tema eest bussi juhtida? Ikka saan, Peppa. Buss hakkab liikuma. Lambaemme auto on katki. Papikutsa päästeabi kuuleb. Palun, kas te saaksite mind ära päästa? Olen kohe seal. Palun reisijatelt ebamugavuse pärast vabandust. Bussijuhtimine on päris raske töö. Jäätise müümine on päris raske töö. Ja toidupoe kassas istumine on päris raske töö. Mul on nüüd parem. Kas ma võin püsti tõusta? Ei, te peate hästi liikumatult lebama. Ainult, et palun hingake ka. On teil nüüd parem, Preili jänes? Pole sugugi lihtne sinu töid teha. Pole sugugi lihtne sinu pisikesi jänkusi hoida. Sa lähed ju homme jälle tööle, eks? Ja sina oled ju homme jälle kodus tööle, eks? Jaa. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig. Peppa Pig.